Sa käid küll jooksmas, aga sa ei tea kunagi, kuidas enne jooksu ennast soojaks teha. Ära muretse, täna ma annan sulle enda 5-minutilise soojendusrutiini, mis hoiab ära 5 aastat vigastusi. Okei, tegelikult ma ei tea, kas hoiab 5 aastat vigastusi ära, aga see on päris hea. Nii, stopper läheb käima. Nii, alustame selliste asjadega. Ja lihtsalt üks jalg ees ja surud lõpus seda välja natukene. Väikest venitustunnet tuharas. Mõlema jalaga umbes selline 8 kordust. Nii, järgmisena sääred soojaks. Korda mööda venitad natuke sääri. Päris kiired vahetused. Ka mõlema jalaga umbes selline 8 korda. Nii, järgmine on siis nendele sisemistele lihastele. Lähed sellisesse sügavasse kükki ja siis surud küünalnukiga natuke välja põlve. Natuke tunned siit sellist venitust. Ka läheb samamoodi. Mõlema jalaga selline 8 korda rahulikult ühele, teisele, ühele, teisele. Nii, viimane selline venitus. 1, 2. Pikalt ei hoia, lihtsalt korra venitad seda esireit. Ongi, et mitte mingid pikad sellised staatilist venitused, vaid pigem lühikesed ja kiired. Neid ka umbes mingi 8-10 korda. Nii, nüüd hakkab siis aktivatsiooni osa soojendusest. Paned alaselja vastu seina, kannad maha, varbad üles ja nüüd hakkad niimoodi tõstma. Alaselg on ühe koha peal ja tõstad varbaid üles, alla, üles, alla. Nii, järgmiseks juba natuke tempokam, võtad 2 käega seinast kinni ja siis lased jala siit käima niimoodi. Alguses hästi rahulikult, kiigub niimoodi jalg, teine jalg on paigal ja siis, kui juba tunned, et on soe, siis võid hakata natukene seda nagu ülespoole viima. Aga täitsa okei, kui ta on siin täitsa all ka. Ja siis teine jalg. Puusa tõsted, ehk siis lamad niimoodi maha, põlved on üleval, käed on kõrval ja tõstad puusa lihtsalt. Lased rahulikult alla ja üles. Tunned, tuhar läheb natuke pingesse. Ma ei tea, kas ma ise nii korralikku soojendust alati teen. Nii, viimane enne, kui me õue liigume, sääre tõsted ja tõstad. Ja pigem just nagu suurest varbast tõukad üles, mitte niimoodi väljast. Nii, natuke alla minuti on jäänud, liigume välja. Päka peal hüppad, ei pea väga kõrgele hüppama, selline 20 sekundit. Siis on väljaasted. Ja siis lõpetuseks 5 kükki. Mõnusad sügavad kükid. Ma ei tea, kuidas teiega, aga ma tahaks juba jubedalt jooksma minna. Igatahes seivi see video, et kui sa lähed järgmine kord jooksma, võta lahti, tee 5 minutit soojaks. Esimene kilomeeter palju mõnusam, pluss vigastusi palju vähem. Aga loodan, et sulle see video meeldis. Kui sulle see video meeldis, pane like ja davai. Ciao!